No tere jälle siis. Selles osas teeme ülevaate ühest ekraanist, mis mulle saadeti ja mida ma siin hakkan üle vaatama. Carburide või Carburide, kuidas iganes seda hääldatakse, ekraan siukene. See konkreetne versioon on siis rehvirõhu kontrolliga koos, et saab vaadata, kuidas see rehvirõhu kontroll üldse töötab ja kuidas need käivad. See on veekindel, siin on CarPlay, Android Auto, Bluetoothiga saab ühendada igast siuksed asjad, et ta on täiesti kinni. Ma pole veel jõudnud lahti teha, et mis siin sees üldse on. Ja see läheb mul külge Hondale. Et vaatame, kuidas ja kuhu selle lõpuks panna saab siin. Saab huvitav olema, ütleme nii. Aga võtame pakendist lahti, vaatame, mis siin üldse kaasa tulevad meil. Mis meil siin kaasa tuleb siis? Erinevad kinnitused. Siuke, mida saab kuskile panna. No selline munakaga kinnitus, mida ma saan võib-olla kasutada endal kuskil seal. Siis need on nüüd rehvirõhu andurid. Põhimõtteliselt need ongi kaks andurit siis. Esimene ja tagumine. Need keerad siis ventiili tasemele, lukustid. Mis meil veel siin on? Üks kaitse. Siin on siis veel polte kinnitamiseks. Siin on munakas, siis munaka otsa ta lähebki ja saab siin valida siis, kuidas ta lõpuks läheb. Ja ongi manuaal. Ja. Siin on siis selle jaoks on siis kinnituseks. Ma pean vaatama, mis siin täpselt on ja kuidas käib, aga õpetus, manuaal, mis kõik on olemas. Ma loodan, et see ekraan, see kaitseb siin kas päikse eest või mingite vihmapiiskade eest või siukeste asjade eest ka. Et eks saab vaadata. Säitisin nüüd asjad ilusti ära ja mis ma veel avastasin. Või noh, ma ei avastanud, aga siin on siuke süsteem, et siin saab USB-ga panna, ühendada seda ja siin on siis siuke kiirühendus, et seda ära võtta. Ekraani saab alati endaga kaasa võtta. Lihtsalt ühendadki siit selle tagant lahti ja sa ei jäta seda ratta külge, vaid võtad alati igale poole kaasa ja ta on kaitstud siis. Või noh, ei võeta seda sinult, keegi teine ei võtta seda endaga kaasa. Ja siis saab siin otsa akule ühendada, kus on siis ka väike kaitsme karbike ja siia läheb siis see 5 amprine see kaitse on, 3 amprine kaitse läheb sinna. Et mina ühendan otsa akule, mul pole USB-d ühendada. Tahtsin näidata võrdlust, et see on Samsung S21, ma ei tea, mitu tolli see on, aga no ikka erinevus on päris hull, see ikka ekraanide suurus, see on ikka päris mõnus suur ekraan. Ma loodan, et see on nagu hea ka. Päikse käes võiks ta hästi töötada ja siuksed asjad. Mul oli alati päikse käes läks mobla nii kuumaks, ma ei saanud seda lõpuks kasutada. Tuul ei jahuta seda maha ja ei ole nii hea. Et siuke eraldiseisev, see on alati parem, ma arvan. Eks vaatab, et kui mobla minema lendab, või noh, ekraan minema lendab, on mu mobla alati taskus olemas. Ei ole mingi probleemi siin. Läksime, paneme külge siis. Võtsin rattal juba istme maha. Seda teab igaüks, kuidas maha käib enda rattal. Et siin ei olnud mul midagi. Mul oli lihtsalt 2 poldi kinni, oligi iste maas. Ja siis ma panin ka juba juhtmetele klemmid otsa ära, et oleks seda parem aku alla kinnitada. Et see on olemas. Nüüd ongi plaan see, et ma vean selle juhtme ära ja siis ma viimasena kinnitan ta lihtsalt ära ja panen kaitsme külge. Et praegu ongi, ma toon ta kuskilt siit kondlite tagant lihtsalt see ette mingi maani. Nipparid on ka mul olemas, neid küll komplektis polnud, aga neid saab igalt poolt poest ka osta. Ja proovingi praegu lihtsalt siit võimalikult peidust selle juhtme ära vedada, kus ta ette jääks. Võtan natuke kondleid lahti ka, et oleks rohkem ruumi. Ja ega rohkem ei olegi, kinnitan, panen juhtme vean ära ja saabki külge. Või noh, siis vaatame, kuhu see ekraan panna, et esimesena ma panen selle juhtme. See juhtme vedamine küll kõige kergem töö. Siit ta tuleb, mul läheb siit tagant ja siis siia välja. Ja panin siit ühe nippariga lihtsalt kinni. Et jätsin see ruumi ka,
et siuke, kui lenks nüüd keerab, siis ta ei tõmba pingesse, et ma saan rooli keerata ja ei tõmba juhet kuskilt küljest ära. Ja siin on siis see veekindel kaitse, kui ei ole kasutuses just see, kui ekraan küljest on. Siin on see all, pärast kork peale ja võib ta siia seisma jääda. Nüüd hakkab see osa pihta, kus peab selle ekraani kuskile siia ära paigutama siis, et vaatame, kus ta on. Niimoodi võiks, äkki saab niimoodi, et enam-vähem mingi näidikuid ole näha siin, et temperatuur ja pööre ei ole nii tähtis, aga siin, kus õlituled ja asjad on, et võiks ta kuidagi siia saada sättida. Et mul on siin siuke hea koht, kus on siis see süüteluku see pesa ja ta on täpselt niimoodi natuke väljas ja siin on siuke ülihea kinnitus just selle jaoks. No ma ei tea, kas ta just selle jaoks on, aga kuidagi äkki siia saab sättida. Ja siin on, mulle meeldib see, et siin on see vedrusüsteem, et kui ma keeran seda lahti, siis ta alt ei keera lahti, vaid krutib ainult siit seda ülemist otsa lahti, siis siin on see vedru. Alt jääb ikka munakas kinni. Osadel asjadel on see, et ei ole seda vedru ja siis ta keerab kõik see lahti, siis sätisin ühe käega neid asju külge. Nüüd on hea, et ma ei pea siit alt kinni hoidma, vaid ma saan kohe siit selle paika panna. Nüüd ta ei tule enam kuskile ja nüüd ma saan hakata otsima kohta. Aga ennem võtan siit alt, siin on veel vahepuksid, et saaks, kui ei ole nii palju vaja keerata kuskil vahel, et niisugune väike koht. Minul on hetkel vaja siin rohkem ruumi poltidele ja siis ma võtan lihtsalt need seibikesed siit vahelt ära või need plastikpuksid, mis siin on. Tagant seibid või puksid tuld. Nüüd saab hakata siia seda kuidagi külge sättima. Siin on siuksed pehmendused ka mõlemal pool küljes alli üleval, et ei rikuks pindasid. Ja ma tahaks selle ideaalis kuidagi saada siia külge nüüd niimoodi, et siuke koht oleks tegelikult isegi suht hea. Aga kas ma saan ta siia kinnitada, on küsimus. Et ma mõtlen, ma panengi ta äkki kuidagi siuksesse asendisse. Võtame siit selle kaamera või selle ekraani korra küljest ära, et siis ma saan selle kinni keerata. Aku ühendatud ja mis meil on? Juba on pilt ees ka. Hetkel tundub küll ikka korralikult hele see pilt. Et eks saab päikse käest testida, kui sõiduks läheb. Aga nüüd ongi see, et järgmisena võiks minna ju rehvirõhuandurid. Siin on kirjas, et ekraan peab juba töötama ja nüüd ma hakkangi vaatama, kuidas see rehvirõhkude andurid külge lähevad. Ma mõõtsin ära ka. Ees on 2,5. Taga on umbes 2,9, et vaatame, kui täpselt nad näitavad üldse. Ja siis saab juba vaadata, mis siin ekraanil üldse toimub, et siin asju on, peab proovima mobla ühendada ja kõik siuksed asjad siia. Ma ei tea, kui hästi siin nüüd näha on, aga loodetavasti midagi on. Paneme ta siin külge ära, fookust raske paika saada. Aga esimesena läheb see lukustusrõngas. Keerame selle lõpuni. Ja siis FV front wheel. Paneme selle esimesena või ette. Nii. See on paigas. Keerame alt selle vastu. Kasutame seda spetsvetit, mis siis kaasa anti. Sellega on siin hea see paika timmida, kui see on selle jaoks mõeldud. Aga pigem on nii. Nüüd on lukusid. Nüüd ma panen teise ka külge ära tagumise ja siis vaatame, mis ekraan näitab. Nii, ma panin rehvirõhuandurid külge, aga mul on ikkagi siin teistsugune ekraan, et ma pean kirjutama, vaatama, mis saab. Siis saabki teada, kuidas see support ka neil on, et kui kiiresti vastuse saab. Aga siuke peaks olema, kus siis näitab siin esimest ja tagumist rehvirõhku ja palju patareidel veel akut on ja kõik siuksed asjad. Minul ei ole siin siuksed asju.
et aga noh, vahet ei ole, saame vaadata siin näiteks muud asjad. Võiks proovida telefoni ka tegelikult ühendada, et kuidas see siin käib. Mingi Bluetoothi märk siin on. Võtame seadmest ka, otsime ülesse, nii proovime ühendada. Samal mõlemal ekraanil tuleb kood, paneme PR. Ja mis nüüd? Ahah, nüüd ta ühendabki otse ära siis. Ja kohe veis töötab, näitab siin mingid asjad ära. Mis siin on? Pole kunagi Android autot kasutanud. Game Snack, Messenger Waze, WhatsApp, Spotify, Customize. Okei, seda. Okei, ma pean mobla unlockima. No vahet ei ole. Siin ei hakka nii palju näppima. Siin saab vähelt pausi ajal tundub, et saab mänge mängida vähelt, kui kuskil seisad. Ma pole jah Android autoga, ma pole midagi teinud. Aga tundub täitsa töötab, et näib kõik asjad ära. Võtame korra veisi ette. Jah, siit saab otsida, siin on kõik nagu, kõik on olemas. Paneme kinni. Ja siin, mis siin veel on? Audio output. Siin on teemad, siin saab 2 headseti korraga ühendada, mingi siuke asi on veel. Ja siit saab tümmi sättida, siis heledust. Paneme tagasi. Siin on tegelikult jah, siin kompass töötab, siis siin näitab mingit kõrgust vist, kui kõrgel merepinnast. Ja siis õhurõhku vist näitab ka paskaleid. Siin saab muuta neid 1 bar, 14 PSI-d, mingid siuksed asjad. Ja siis mis nurga all praegu see on, et kui ma seda natuke liigutan, siis see ka siin muutub. Et ma ei tea, tegelikult on nagu siuke päris vinge asi, et saabki nüüd testida, kuidas sõidual sellest näha on. Ja ta on päris hea suurusega, et on ikka korralik. Et lähme sõitma ja siis vaatame täpselt, milline ta välja näeb. Ja kuidas seda üldse sõidul vaadata on. Üks päev möödas eile kirjutasin, et on siuke probleem, et mul ei näita siis rehvi rõhud siin või see menüü ei ole siuke nagu olema peaks, et teistmoodi ja mul ei näita rehvi rõhke. Et vaatame nüüd, lülitame sisse, mulle anti mingi õpetus või kirjutati, kuidas ma seda tegema peaks ja proovime kohe ära siis. Nii, ma pean siis system versioni peal vajutama 8 korda siia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja siit ongi, see on välja lülitatud. Nii, ehk siis tire pressure monitoring system võiks see olla siis. Lähme tagasi ja vaatame nüüd. Nii, nüüd on need olemas, aga kas ma pean nüüd siis need uuesti külge toppima? Sest praegu siin ekraanil ei näita need midagi. Nii et äkki ma proovin nad lihtsalt uuesti külge ühendada. Võtan nad korra maha ja paneme külge tagasi ja vaatame, mis saab. No ja hakkasid tööle. Et ma võtsin nad, tegelikult hakkas ennem üks juba ise tööle, tagumine hakkas juba näitama, aga ma tahtsin nad veel korra täiesti andurid küljest võtta ja rehvi rõhud üle kontrollida. Ette panin 2,5 barri ja taha 2,8 barri rõhku sisse. Aga kuna mu manomeeter on ka siuke kõige odavam, et siis ma ei tea, kui täpselt see mul näitab. Aga praegu on 2,8, 2,43, et nende järgi ma saan nüüd hakata siis vaatama, et kui ma lähen sõitma või midagi, ma vaatan, mis need rõhud siin teevad. Kui nad hakkavad väga alla minema, siis ma tean, et midagi, rehvid on tühjad ja värki. Aga tegelikult mulle täiega meeldib see, et ma saan vaadata siit enne sõidu alustamist. Võiks ikka kontrollida tihedalt neid rehvi rõhkusid. Aga kui ei ole meeles, siis on ju hea, kui keegi on olemas, kes ütleb sulle, et näed, rehvi rõhud on paigast ära. See paigaldus, lihtsus ja kõik need on küll ülihead. Eriti on see, et siuke ülimõnus see kinnitus, see kronsan, millega ma saan isegi paigile panna. Siin ei ole tegelikult mitte ühtegi muud kohta, kuhu ma saaks seda normaalselt panna. Ja täpselt selle süütelukku ümber mahtust läks ta kinni ja see hoiab jumal tugevalt siin ka kinni, et ta ei lenda kuskile. Praegu mul see plastik lihtsalt natuke liigub niipidi, aga ülespoole, kui ma jõuga tõmban, siis ta ei löö kuskile ja hoiab jumal hästi. Ja väga hea. Temperatuurid 25 kraadi esirehvis, 26 kraadi tagarehvis ja need on siis andurite, akude või patareide voldid siis, et kui alla 2 voldi on, siis on vaja akut vahetada. Aga jah, see
support vastas ka mulle ikka no väga kiirelt, eile õhtul kirjutasin, täna hommikul oli vastus olemas, et milles võib probleem olla ja 2 lahendust anti, et kas mul ekraanil ei ole üldse seda, kui ma õigesti aru sain, et mul ei ole üldse seda mountings menüüd, et siis vaadata seda ja kui on ja siin lihtsalt ei näita rehvirõhke, siis minnagi sinna nii-öelda varjatud menüüsse, nagu neil Androididel tavaliselt ikka on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja siit siis saab sisse lülitada. Ja see üks asi, mis mul telefoniga veel oli, vihmaga sõites, seda ma ei tea, kas ma tahan testida, sest ma ei viitsi väga vihmaga sõita. Aga vihmaga sõites Mobla ekraanile, kui lendasid piisad peale, siis ta hakkas kohe ekraani nuppe vajutama ja see ei olnud üldse mugav sõita, et kui mul oli just kuskil võõras riigis sõidame ja siis mul on vaja kindlalt, et mul on navigatsioon olemas, et see häiris mind Mobla kasutas rämedalt. Aga praegu on hästi varustus selga ja sõitu. Nii, nüüd ma olen siin kasutanud seda ekraani juba mõnda aega, saad siin katsetada sõidu all ja täitsa töötab, täiesti nagu kinnastega jumal hea on siin nuppe vajutada ja asju teha, et kui pihta saad ilusti, siis töötab jumal hästi, et kõik nagu töötab. Ei ole mingit probleemi. Nüüd ma suutsin ära panna. Nii. Et ja jumala hele, jumala hea vaadata siin nagu, et nii hästi on näha kohe kõike. Ei ole kordagi seda hetke mul olnud siin praegu, et ma ei näeks ekraani või nojah, ongi, et ma ei näe seda. Ma näen, kuna ta on nii hele ja ta ei peegelda nii kõvasti tagasi ka, mul on siin veel kaitsekile peal, et võib-olla see kaitsekile natuke ka peegeldab, aga niimoodi küll nagu aru ei saa. Mõtlengi seda, et võib-olla läheb pärast veel paremaks, kui siin ei ole seda kaitsekile, aga ma ei võta ära, sest kaitsekile on hea asi, see kaitseb seda. Ja väga mõnus, et ma olen praegu ülirahul ja ega ei olegi rohkem, mis ma siin ikka oskan öelda. Selles mõttes, et kõik töötab, asju ilusti näitab, mul tuli vahepeal Moblale sõnum, näitab seda ära siin, et tuleb teade kohe ja kõik on mõnus. Ma arvan, et siin vihma veel sajab, siis saab, kui ma lähen kunagi vihmaga testima, aga ta on veekindel, et ta võib siin täiesti olla küljes, sellega mitte midagi ei juhtu. Et poes sai käidud, ma ei viitsid see küljes ka võtta, et kes ikka seda siin näppima niimoodi tuleb ja ära võtma, et siin vaja natuke uurida, kuidas ta ära tuleb ja niisama kohe seda kätte ei saa. Aga jah, praegu see, nii palju kui ma seda nüüd kasutanud olen, siis ikka väga rahule võib jääda. Et siin, kellega me sõidame, ta ütles, et tal vahepeal Mobla ekraani väga ei näe, et tal nii tume see juba, et see päikse pärast peegeldab ja värki. Ja siis ma sõitsin talle kõrvale äitse ja vaata seda, et vahi, kuidas ekraani näha on. Et väga hea. Täiesti mõnus asi. Akutaset on, mul hakkab Mobla aku tühjaks saama. Kõik kellaajad, kõik mis vaja on olemas. Ja hele ekraan. Oleks veel mul korralik see Endurokas ja saaks otse ette panna, siis oleks nagu super, siis ta oleks veel parem. Ja ongi sõidus käidud, testitud seda siin paar päeva ja töötab ideaalselt. Kindaga saab vajutada, pole mingi probleemi, päike ei sega seda, saab ilusti näha ekraanil kogu aeg, mis toimub, kuhu sõita või kõik siuksed asjad. Siis üks asi, mis häiris, on see, et kui ma seadmest vajutan Bluetoothi välja, siis ta mingi aja pärast lülitab end uuesti sisse millegi pärast, et see ei jää nagu välja lülitatuks. Ehk siis mul Mobla tahab kogu aeg järgi ühendada, et kui me siin kahekesi sõidan, mul pole seda vaja kogu aeg, et mul oleks mingi veis või asi ees. Ma saangi sealt rehvirõhke jälgida, kompassi vaadata, ükskõik mingid siuksed asju, kui vaja on. Et seda on küll hea jälgida, et saab sõidu all ka vaadata, kuidas rehvid on. Et kui ma nüüd kuskil rehvi katki sõidan, ma näen, et nüüd mul tühjeneb see ja siuksed asjad ükskõik mida. Et jah, aga ei saanud, millegi pärast tuli Bluetooth tagasi sisse automaatselt ja ühendas mind Moblaga ära. Et mingid siuksed asjad. Aga õnneks see väga ei häirinud, et lasta siis olla seal järgi või siis ma ei oska seda välja lülitada, kuigi seal on üks nupp ainult. Aga jah, mul on siis sooduslingid on descriptionisse, panen lingid, saab odavalt seda endale soetada, kui vaja on või kui tahate osta. Aga mina olen väga rahul selles mõttes, et jah, ma saan seda
kindaga hästi vajutada. Mobla, kui mul ekraanina kasutasin, siis ma ei saa seal vajutada, kinnas on, ei tööta selle ekraani peal niimoodi kogu aeg ja noh, igast probleemid seal. Aga seda ekraani ma kasutan kindlasti teiste rataste peal ka. Saaks veel nüüd mingi niisuguse normaalse matkaratta või enduro, kus ma saan selle otse ette endale pista, siis oleks nagu eriti super. Aga jah, paigile saab selle täitsa külge panna, pole mingit probleemi, läks nagu naksti ja kasutada saab üli hästi. Aga jah, all descriptionis lingid, kes tahab osta, saab vaadata, seal on teisi versioone ka. See on siis rehvirõhu kontrolliga ja jah, minge vaadake üle, mis seal sobib ja saate siis sooduskoodiga osta seda endale või soodsamalt. Aga davai, tšau siis!